Nii, ja siis natuke vaatame seda erinevaid lähenemisi kauplemisele, et kuidas on kauplejad üritanud siis turgu ületada ja kuidas nad on seda teinud. Kindlasti ei ole see nimekiri mingi selline lõplik ja ei ole ametlik. Mõned need näited kattuvad selles mõttes, et nad natukene on nagu teise tasandi nimetused, aga ma tahtsin need välja tuua, et oleks erinevad näited, erinevad mõisted, et kui pakub miskit huvi, siis sa saad guugeldada ja uurida, et inspireerida ka natukene, mida on tehtud, milliseid lähenemisi on katsetud. Ja kindlasti see, et mõni lähenemine kunagi on töötanud, ei tähenda, et ta ka edaspidi töötab, aga sealt saab ikkagi inspiratsiooni võtta, et mis see nüanss oli või kuidas seda tehti. Ja enamus lähenemist kauplemise puhul on sellised, et nad eeldavad väga head taustsüsteemi teadmist. Ehk siis eriti kui me räägime sellistest, kus sa midagi käsitsi teed, mitte sul ei ole lihtsalt statistiline mudel, vaid sa vaatad ja nüüd on see olukord, nüüd peaks midagi tegema. Et siis see eeldab, et sa saad väga hästi sellest aru, et mis toimub, sa oskad seda tõlgendada ja sa saad aru sellest olukorrast ja siis tegutsed. Et päris niimoodi ei saa, et nüüd midagi juhtus, siis hakkad guugeldama, et mis sellistes olukorras tavaliselt toimub, et selleks ajaks, kui sa seda oled omale selgeks teinud, on see olukord läbi juba. Et tavaliselt see edukas kaupleja saab aru, mis toimub ja mõistab seda olukorda tihtipeale või peabki tingimata teistest kiiremini mõistma, et sellega tegutseda. Ja esimene slaid on siis rohkem sellised meetodid, mis on nagu natuke naljameetodid, et neid nagu ei saa ise rakendada, aga sa tead, et suures osas nendega sa konkureerid. Ehk siis esimene minu nime on selle pullikaka meetod, ehk siis selline tagantjärgi ennustamise meetod käib siia alla näiteks, kus oli kunagi reklaamiti kauplemiskoolitust, mille meetodi tootlus oli ülihea. Ma praegu seda protsenti peast ei mäleta, aga ülikõva tootlus oli. Ja siis, kui järelevalveasutused lõpuks seda asja uurisid, siis selgus, et see tootlus on tagantjärgi tehingute tegemisega saadud. Et vaadati eilset börsil toimunut ja siis tehti tehinguid ja öeldi, et näed, meie meetodiga saab nii head tootlust. Et päris hea meetod, eks. Ja siia alla läheb ka siis Madoffi meetod, kus ta siis, ma ei tea, kus ta pastakast või kuskilt neid tootlusi sinna pani, aga reaalselt tehinguid ei teinud. Et Ponzi skeem ja petu asjad lähevad kõik siia alla. Kõik need TikToki influencerid ja muud asjad ka, kes ütlevad 2% tootlust päevast teenivad ja muud sellist jama. Et kõik need lähevad siia alla. Siis on siseinfo põhjal kauplemine, mis on ebaseaduslik justkui välja arvatud siis, kui sa oled mingi ettevõtte juht ilmselt, sest et nemad justkui võivad seda tihtipeale teha ja USA kongressmenid, senaatorid ja Fedi töötajad ka ja siis need eelnevad abikaasad tihtipeale kipuvad ka neid tehinguid tegema ja kedagi ei häiri. Aga neil läheb päris hästi, nii et üks strateegia on see, et kui sa saad siis USA sinna tippu tööle saada, siis nende otsuste juures, milles sa oled, sa saad ilusti enne otsuse langetamist neid tehinguid teha ja siis otsuse langetada. Siis on sellised lähenemised, kus sul on ligipääs mingitele süsteemidele, mis võimaldavad sul seda ära kasutada. Et siin on selline SOS bandits on märksõna. Põhimõtteliselt kunagi oli mingi selline börsi sisesüsteem, kuhu nad said ligipääsu mingid kauplejad ja siis nad kasutasid seda ära, et põhimõtteliselt teiste tehingute vahelt päris hästi teenida. Kedagi huvitab, siis ma pärast võin need viited panna sinna salvestuse juurde. Ja siis on high frequency trading, mis on ka selline, ei ole asi, mida enamus meist kunagi tegema hakkaks, aga põhimõtteliselt on sellised suured serveripargid, mis üritavad siis teha mikrosekundite, mis iganes üliväikeste fraktsioonide jooksul ülikiired otsuseid. Ja siis kaevatakse mingid tänavaid üles ja läbi mägede aukusid puuritakse, et saaks otsesema kaabli, et säästa mingi millisekund aega ja kiiremini tehinguni jõuda. Ja et selliste tegelastega sa konkureerid ka tavalist. Et nemad siis kauplevad ka. Nii et need on ühed osalised. Siis natukene juba realistlikumad lähenemised, mida ka üksikinvestorid saavad kasutada, on selline kvantitatiivne kauplemine, quant trading, mis reeglina ongi siis selline mingite süsteemide ja mustrite leidmine, et sa üritad leida ajaloost mingeid mustreid, mille puhul on saadud kasumlikult tehinguid teha. Siis on
rusikareeglite põhine kauplemine ehk siis põhimõtteliselt natukene nagu sarnasele eelmisega, aga tihtipeale need asjad ei baseeru mingil statistilisel analüüsil, vaid mingil kõhutundel või ma ei tea, mis asjal. Et hästi lihtsustatud on need tihtipeale. Et noh, tehniline analüüs on tihtipeale üks asi, mida võiks siia panna. Seda võib ka sinna kvantitatiivse alla panna, olenevalt, kuidas seda tehakse. Aga tihtipeale on see hästi lihtsustatud umbes, et kui graafikul tekib selline muster, siis juhtub selline asi. Või siis võetakse lihtsalt mingi selline number, mida tehnilise analüüsis arvutatakse ja siis selle põhjal tehakse tehinguid. Et reaalselt neil ei pruugi nagu mingit sellist statistikat taga olla ja enamus ajast need ei toimi eriti hästi. Või siis sellised hästi lihtsad rusikareeglid umbes, et sell in May and go away, et müü mais oma aktsiad maha ja siis ära enam tehinguid tee. Et noh, mõnikord võib töötada, mõnikord mitte. Mõni on kuufaaside järgi teinud tehinguid ja muud sellised rumalused. Et oleneb, millel nad rusikareeglid põhinevad, aga tüüpiliselt need ei toimi eriti hästi. Siis on uudiste kauplemine, ehk siis tuleb mingi uudis ja selle põhjal siis reageerid. See kunagi toimis paremini, ma ei ole kindel, kas täna seda nii hästi saab teha, sest et nüüd on juba robotid asjad, kes high frequency traderid ja kõik, kes reageerivad hästi kiiresti. Küll on võib-olla siin alternatiivne lähenemine olnud, kus saab kaubelda siis valesti tõlgendatud uudiste peale. Ehk siis tuleb mingi uudis, hind hüppab üles, aga sina saad aru, et see uudis tegelikult on negatiivne uudis, et seda tõlgendati positiivsena, aga tegelikult on negatiivne, siis sa saad müüa näiteks lühikeseks ja siis kui hind tagasi õigesse kohta tuleb, siis sealt väikse kasumi kätte saada. Et selliste eksimuste pealt saab mõnikord teenida, kui seda teha. Siis on event-driven trading ehk siis selline teatud sündmuste kauplemine, et siin võib olla igasugused erinevad sündmused, näiteks ma ei tea, sellised ülevõtu pakkumised asjad, et siin jällegi reeglina eeldab, et sa oled üsna selline asjatundja ja saad aru, mis sa teed. Et oskad neid asju hinnata ja näed, et siin on võimalik näiteks ühe või teise strateegiaga raha teenida. Et reeglina pigem professionaalid tegutsevad sellistel aladel ja väidetavalt vähemalt on isegi päris hästi läinud, et kuidas kunagi. Siis momentum trading, ehk siis põhimõtteliselt sa vaatad seda, et mingite tegurite järgi hindad, et see aktsia on üles liikumas ja see ilmselt jätkub mõnda aega, eks sa proovid selliseid trende nagu tabada. Ja siis on fundamentaalide järgi kauplemine, mis reeglina on siis antud juhul või antud näitel, nii palju kui ma sellest aru olen saanud, siis konkreetse ettevõtte mingite sündmuste põhjal kauplemine ehk mingi majandustulemused ja aktsiasplitid ja nii edasi. Ehk siis sa üritad vaadata või jällegi sa üritad aru saada, et kas sa oled natuke targem kui see turg on, ehk siis sa pead leidma jälle sellise asja, et või eeldad, et ettevõtte tulemused on halvemad või paremad, kui turg eeldab ja siis teed sellest lähtuvalt tehinguid. Siis on sellised ühiskonna trendide põhjal kauplemised, mis kuulsin selliseid huvitavaid näiteid, et vaatad sotsiaalmeedias sentimenti, et mida nagu räägitakse mingitest asjadest või siis kuskilt Google Trendsist neid otsingusagedusi, et kui on mingi game pluss obsessed ehk mingi mänguasja nimi ja obsessed, et sa oled sellest hullult vaimustuses, siis see võib näidata nagu müüginumbrite tõusu ja nii edasi, et mingid sellised süvaanalüüsid justkui nende põhjal on tehtud ja siis saad justkui enne teada, kui majandustulemused reaalselt seda numbrit näitavad. Siis pump and dump stock trading, kuulsin sellist näidet, kus kes ei tea, mis see pump and dump on, siis see on põhimõtteliselt petuskeeme, kus kirjutatakse umbes meili peale inimestele, et näed, see aktsia on ülihea, enne ostetakse seda aktsiat natukene, nii et see hind tõuseb üles ja siis kirjutatakse, et meil on infot, et see on nagu ülihea aktsia, et selle tuleb mingi häid uudiseid ja nii edasi, et üritatakse leida neid rumalaid inimesi, kes seda ostaksid ja siis, kui hakkavad ostma, siis see petis müüb oma aktsiad maha ja teenib oma kasumi ja siis teised jäävad kahjumisse. Et tema siis leidis mingi viisi, kuidas seda asja ära kasutada ja kaasa sõita selle tõusuga ja sealt kasumit teenida. Ja siis penny stock trading, ehk sa põhimõtteliselt vaatad neid aktsiaid, mis USA börsil on sellised väikesed,
ehk siis odavad ja väikese turu suurusega, turukapitalisatsiooniga. Ja selle mõte on siis see, et jah, esiteks nende risk on suurem, sest et seal on hästi palju pettusi ja käest muud jama. Teiseks, aga likviidsus on väiksem natukene, et jah, kui sul on hästi suured summad, siis sa ei saagi siin midagi teha, mis tähendab, et tegelikult vähemalt teoorias konkurents on siin väiksem, ehk siis need suured tegijad, see mis iganes Renaissance Capital ei tegutse siin tõenäoliselt, sest neil on nii suured summad, et neil ei ole midagi teha siin. Et siis see konkurents justkui on väiksem ja kuna need on nii mõttetud ettevõtted suures osas, siis neid üldiselt ei analüüsita, mis tähendab, et teoreetiliselt on sul võimalik siin leida väga häid aktsiaid, millest keegi suurt midagi ei tea. Et see justkui lähed mingi niši peale, mis ei ole eriti populaarne ja tänu sellele võid sealt saada mingi eelise natuke. Et teoreetiliselt võib siis see turu ületamise tõenäosus tõusta, sest et enamus turuosalisi ei osale sellel turul. Et selles osas ta võib nagu olla mõistlik idee. Jah, see volatiilsus ehk aktsiate hüpe on päris suur tihtipeale, sest et seal ongi likviidsus väike, ehk siis selleks, et sa tahad osta 1000 aktsiat, no okei, USA börsil on ilmselt natukene lihtsam või see number võib natuke suurem olema, aga noh, lihtne on võib-olla mõelda seda, et meil on Baltika siin näiteks, et mõnikord on siin ühe aktsia ostmisega 5% tõusu, et seal on umbes sama, et kui sa tahad natuke suuremas summas neid aktsiaid osta, siis sa peadki ostma põhimõtteliselt kõik pakkumised, mis on ja need pakkumised on suurte vahedega, et üsna vähe nagu müüakse või ostetakse. Et siis see hind hüppabki hästi palju, kui keegi natukene rohkem ostab või müüb. Nii et jah, seal on nagu omad riskid. Siis lühikeseks müümine võib olla strateegia, ehk siis üritadki panustada aktsia hinna langustele. Tihtipeale seda tehakse nii, et sa otsid reaalse pettuse ja siis ongi nagu see või mitte, mis ta oli see Wirecard, sakslast oma näiteks müüdi lühikeseks ja raporteeriti ja siis, aga see ei ole nagu eriti edukas enamus juhtudel, et isegi siis süüdistati pigem neid lühikeseks müüjaid, mitte Wirecardi kõigepealt, et see lühikeseks müügistrateegia on üsna ohtlik ja üsna harva kasulik, et ta nõuab sükest suurt fanatismi ja asju. Siis on volatiilsusele kauplemine, ehk siis panustataksegi sellele, et investorid on ärevamad või siis see ärevus langeb, ehk siis selle ärevuse tõusule ja langusele või sellele, et aktsia hind hüppab hästi palju üles-alla tõenäoliselt mingi uudise peale ja siis saab siin erinevaid strateegiaid rakendada, kuidas sellest võiks nagu kasu saada. Siis on correlation trading, mis tähendab seda, et mingite varade või aktsiate või mis iganes asjade vahel võib olla mõnda aega tugev korrelatsioon ehk nende hinnad liiguvad koos, aga mingil teisel perioodil see korrelatsioon laguneb ära ja siis nad liiguvad teistmoodi. Või siis vastupidi, et mingi aeg ei liigu koos, aga sa tead, et nad hakkavad koos liikuma jälle ühel hetkel ja nii edasi. Et siis, kui sul on see teadmine olemas, siis sa teoreetiliselt saad neid selliseid olukordi näha ja saad seda ära kasutada mingil kujul erinevate lähenemistega. Et jah, seda siin. Siis on hedging, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et sa põhimõtteliselt üritad nagu mõlema poole peale panustada, et vahet pole kummale poole hind liigub, aga sul on siis ühel pool mingi selline derivatiiv või tuletisinstrument, mis kaitseb, ehk siis kaitseb selle liikumise eest. Ehk siis convertible bond arbitrage on jälle mingi selline asi, mida ilmselt väike investor ei tee, aga mõte siis see, et sa ostad võlakirju, mida saab soodustingimustel aktsiateks konverteerida ja siis sa müüd vist aktsiaid maha ja siis sõltuvalt sellest, kummal suunas hind liigub, siis kas kasutad seda võlakirja aktsiateks konverteerimiseks või mitte. Et põhimõtteliselt sa kaitsed nagu seda liiga suurt hinnahüpet vales suunas selle mingi teise tuletisinstrumendiga. Siis mean reversion trading, see on jällegi niisugune natuke keerulisem asi, aga mõte siis laias laastus on see, et on mingid sellised numbrid, mis kipuvad kauplema või liikuma teatud keskmise ümber ja siis, kui see on sellest keskmisest väga kaugele läinud, siis võidakse eeldada, et see liigub aja jooksul tagasi sinna keskmise suunas. Et võib-olla lihtsam aru saada nii, et kui sa mõtled, et sa viskad 5 korda münti
siis sa võid saada 4 korda kulli ja 1 korra kirja, ehk siis 80% juhtudest on kullid ja 20% juhtudest on kiri. Sa tead, et kui veel visata münti, siis lõpptulemus liigub sinna 50-50 suunas. Ehk siis sa tead, et täna on see 80% on oluliselt nagu sellest keskmisest mööda. Nii et kui sa saaks panustada selle peale, et kui see või selle peale, et 80% langeb 50% suunas ja selle pealt raha teenida, siis see oleks nagu mõistlik koht, kus seda teha. Et see strateegia panustab umbes sarnaselt nende mingite trendide peale, et tüüpiliselt see, ma ei tea, mis iganes price to earning ratio või mingi selline asi liigub selle keskmise suunas. Siis on selline paar jaotust, mida kasutatakse, et kuidas kauplejaid jaotatakse. Et esiteks lähenemise järgi, et on selline discretionary trading ja system trading. Ehk siis discretionary trading kipub olema natuke selline rohkem sellist subjektiivset aspekti juures, et kaupleja siis mõnikord otsustab, et jah, mul on mingid reeglid, mille järgi kaubelda, aga täna tingimused ei vasta sellele või selle konkreetse tehingu puhul tingimused ei vasta sellele, nii et ma ei tee täna seda tehingut. Et siis ta natukene võib nagu mõjutada enda otsustega. Siis system trading pigem nagu läheb sinnapoole, et reeglid on paigas ja reeglid on nagu ülemuslikud. Et kui kaupleja tunneb, et täna on nagu midagi pahasti, siis see kaupleja ei mängi nii suurt rolli. Et reegel pigem nagu on ülem ja see võimaldab siis tegelikult ka automatiseerida neid kauplemisi tihti peale. Et see on ka see, mida see Markus pigem rakendab, ehk siis saame selle kohta täpsemalt tema käest küsida. Siis on erinevad sellised stiilid, ma küll nimetaks seda rohkem selliseks perioodiks, et kui kaua sa hoiad, et position on siis ostab mingeid aktsiat või mis iganes asja ja hoiab seda, kuni see tema hüpotees täitub või muutub ebatõeseks, ehk siis võib ka mitu aastat hoida. Swing trader on see, kes panustab nende mingite trendidele, eks ma ei tea, tuli siit 200 päeva keskmisest läbi ja nüüd ma istun, kuni see trend kestab, on. Ja see on see päevakaupleja, kellest ma rääkisin, kes üritab päeva sees tehinguid ja õhtuks müüb kõik maha ja nii edasi. Ja siis on scalp trader, kes põhimõtteliselt üritab tehingute vahelt midagi kätte saada. Ehk tihtipeale see high frequency trader on ka scalpija, ehk siis ta üritab ühelt turult teada saada, et ahah, see investor tahab osta seda aktsiat, siis ta jookseb kiiresti sinna turule nii-öelda näitlikult, eks, ostab seda aktsiat ise ja siis müüb mingi murdosa dollariga kallimalt selle edasi. Et ta teeb neid hästi-hästi palju neid tehinguid, nii et lõppkokkuvõttes ühe tehingu pealt võit on väike, aga kuna ta teeb tehinguid hästi-hästi palju, siis kokkuvõttes teenivad päris hästi. Ja siis selline subjektiivsem idee, et kuidas nad lähenemised võivad erineda, on näiteks see, et kaupleja jälgibki ainult konkreetset aktsiat näiteks või konkreetset indeksit ja ainult sellega kaupleb. Ehk siis ta teab vähemalt ideaalis lõpuks väga hästi, et kui tuleb uudis, mis läks natukene ootusest mööda, siis kuidas see aktsia reageerib tavaliselt. Et ta nagu õpib justkui mingid mustrid selgeks ja siis oskab neid järgida. Siis on selliseid, kes kauplevad teatud mingeid mustreid või teatud mingeid uudiseid ainult ja vahet pole milliste aktsiate või varadega. Et igal pool rakendavad oma strateegiat, siis võib olla konkreetsetele varadele spetsialiseerumine, ehk siis sa oledki kaupled ainult naftaga või mingite futuuridega või mis iganes, keskendud ainult selle vara peale. Võib ka keskenduda ainult konkreetsete turgude peale, ehk siis sa oled mingi Aasia ekspert või Jaapani turu ekspert või mis iganes. Muud turud sind absoluutselt ei huvita. Tüüpiliselt kaubeldakse USA turul, et see on kõige levinum selline spetsialiseerumine. Ja siis on ka selline variant olemas täitsa, et mõned kauplevad nagu pidevalt, ehk siis üritavad iga päev tehinguid teha, aga mõned on sellised, kes kauplevad ainult teatud tingimustel, ehk siis ma ei tea, ainult näiteks majandustulemuste avaldamise perioodil. Ehk siis sul ongi mingi konkreetne selline lähenemine ja kui selle tingimused tulevad, ainult siis kaupled. Et sa ei kauple aastaringselt või sa kauple pidevalt, vaid teed suht vähe tehinguid ainult siis, kui sinu mingite selliste strateegia jaoks sobivad hetked tekivad. Vot, nii palju erinevaid näiteid.